Mina olen Malju ja mina olen Kristina ja teie kuulate podcasti Salajutud. Me räägime siin podcastis erinevatest teemadest, seksist, suhetest, lahkuminekutest, teemadest, mis teie meile kirjutate ja kõigest muust huvitavast. Ja podcasti toob teieni Jalla Casino. No nii! 3. episood. Salajutud. Vabandan kõikide vaatajate ees, kuulajad võib-olla ei kuula, aga vaatajad näevad ära, et asjad on kehvasti. Eile sai peol käidud, ei hakka salgama, aga pidu on elu osa. Kusjuures mulle kirjutas täna ühe saare omanik, kus meil meeldib käia, on ju. Priit Viirelaid, väga äkki saare, on ju. Ja kirjutas, mulle tahtsin mingit ärikuttu ajada. Ma ütlesin, et kuna praegu ei jaksa, et ma käisin eile Maljuga väljas, ta ütles, et okei, say no more. Et ta teab küll, et kui sinuga väljas käiad, siis see lõpeb nii halvasti. Aga siin me oleme, teeme tööd ikkagi ja loeme teie salajutte ja kirju on siin tulnud nädala jooksul väga palju. No ikka hordide viisi, ma ütlen, aga väga toredad kirjad on, nii et aitäh teile. Ja mulle meeldib, et inimesed kirjutavad hästi suvalistel päevadel ka, et ikkagi inimesed kirjutavad ja mõni on ka, et ma olen siin paar päeva mõelnud, et kas ma kirjutan või ei kirjuta, siis ikkagi kirjutan. Et ärge mõelge, lihtsalt kirjutage. Nagu ma arvan, et mida rohkem episoode te kuulate, siis te saate aru, et inimestel tegelikult on nii palju siukseid saladusi, mida nad võivad mõelda, et oh my god, I'm the only one, aga tegelikult, usu mind, everybody's been there and done that, basically. Täpselt. No ja loomulikult meil on täna ka sponsorid ikkagi majja pekstud, on ju. Et need, kes ikkagi võtsid ennast kokku ja saatsid meile kirja, saaksid siis tasustatud ka, sest et keegi tahab tasuta ju tööd teha, on ju. Muidugi. Meil on siin Estrella poolt siis paneme iga episood välja kast krõpsu ja mitte ainult krõpsu, võtsin igast erinevad snäkid, pistaatsiapähklid. Me eelmine kord sõime neid India pähkleid mega, issand, nii head. Head paremat Estrella poolt. Siis Best Beansilt on meil kohvid, Avasta kohvi, erinevad siin. Kohvi läheb ka alati vaja, mul on just üks päev, hakkasin hommikul kohvi tegema, vaatasin, et ube pool, nii et mõnust üli hea, kui kast ube ootab siin kodus. Kohvi on alati vaja, nii et meil on siis igatahes Best Beansi poolt on välja pandud siin erinevad tooted, nii et kes võidab, saab endale valida. Siis meil on Placenta Active'i poolt juuksekasvu seerumid, šampoon, balsam ja me just üks päev rääkisin ka, et mulle nii meeldib influencer elu puhul see, et ma ei ole pidanud šampooni aastaid ostma, sest kui aeg saadetakse ja Placenta Active saadab mulle kõige rohkem seda šampooni. Neil on tõesti väga head tooted ja uus disain ja ärme unusta ulakat kaunittari. Vaata, mis väikse asjaga sa vehid, vaata, mis võmba ma välja tõmban. Selles suhtes, et ma ütlen ausalt, ma tulin siia stuudiosse täna, õre on olla küll, aga ma arvan, et selle venna sisse istuks, tõmbaks kohe elu sisse, aga ma ei hakka istuma. Sorry, mida sa räägid? No aga vaata seda elukat, jumala eest, ma ei tea, see tõmbab surnul ka elu sisse. No tõesti, igatahes selle paneme siis täna välja, vaatame, mis kiri. Absoluutselt. Ja muidugi Jalla Casino. Jalla Casino poolt saadame merchi iga episood ja hooaja lõpus elektritõuks. Nii et kingitused on vahvad ja ägedad, nii et kirjutage meile kindlasti ja hakkame pihta siis. No aga mul on juba üks kiri lahti, nii et ma siis teen otsa lahti. Anonüümne Preili kirjutab. Sõprussuhetega seda vähemalt minu kogemuse põhjal nii väga olema ei kipu, aga romantilises suhtes pole võimalik olla ilma, et vahepeal midagi piinlikku ette ei tuleks. Esiteks sõprussuhetes tuleb minu mõist kogu aeg midagi piinlikku ette, aga okei. Kohutav. Tagantjärgi on julge enamus selliseid naljakaid, ma ei oska rääkida. Tagantjärgi on julge enamus selliseid seikasid naljakad, aga sel momendil, kui see tuumani laastav piinlik asi toimub, on küll ainult üks soov maamuna pealt haihtuda. Nii sattus ka minul ühel kaunil jõuluajal olema. Olime pühadeks mu tol ajal üsna värske Peika vanemate koju sõitnud. Lisaks meile olid seal veel ka mõned tema sugulased oma peredega. The more the merrier ja kõik see värk. Välja arvatud, mis puudutab rahvast täis majas number 2 käimist. Raudselt on terve hulk inimesi, kes sellest teemat ei tee, aga vaevalt, et ma ainus omataoline olen, kelle jaoks võõras kohas see päris nii lihtne pole. Jäme sool on põhimõtteliselt terve aeg hirmukangestuses. Aga selge on see, et nädal aega jutti jõulutoitu sisse jõhverdada ilma tagajärgedeta ei ole võimalik. Teine jõulupüha. Suurem ja veidi eemal asuv WC oli hõivatud ja tol momendil, kui tundsin, et pean kohe minema, oli vaba vaid see tualett, mis asub täpselt elutoa kõrval, uks elutoa poole. Kogu suguvõsa istus seal samas elutoas ja mõtlesin muidugi, et see on fucking horrible, et nad kõik praegu seal on. Mind ja neid eraldamas õbluke tammespoonist uks, aga teine variant on ennast täis
keset tuba täis sittuda. Kumbki väljavaade polnud just suurepärane, ent pidin vähemalt üritama sellest sitast mingi simsalabimmiga enda jaoks enam-vähem okei tulemuse välja võluda, sest Peika tundus aus. Läksin siis WC-sse ja üksikasju kirjeldamatu saabus kergendus. Suhteliselt kiirelt ja graatsiliselt isegi midagi ei purisend ega mörisend, nagu elul vahel kombeks on kostitada, kui keegi parasjagu WC kuulde kauguses asub. Seekord läks sellega hästi. Eks hirm ikka oli, et kohe pärast mind keegi sinna sisse astub ja legit maha sureb, aga eelnevat hirmu arvesse võttes olin ma valmis täiesti clueless nägu tegema. Tundus, et olin asjata pabistanud ning olukord oli minu kasuks pööranud. Jäi, kuni ma lasin vett. Ja see kerkis ja kerkis ja kerkis ning ainult sentimeetrid enne üle ääre voolamist pidama jäi. Shit, fuck. Praegu kirja pannes ei ole sellel lool nagu hullu häda ikka juhtub, aga sel hetkel, kui suure crushi vanemate koju kohe oma pasaveega leotamas olin, mõtlesin, et äkki jumal alastab ja saan jala pealt sinna samma ära surra. Eks see vaatepilt, kui keegi ukse avab, ole piinlik ikka, aga vähemalt ma ei pea selles osalema. Olin sinna juba jupiks ajaks jäänud ja ilmselgelt pool meetrit korda pool meetrit WC-s nii kaua olemiseks mingit head põhjendust ei ole. Eks nad aimasid, et ma kurja kuulutaval number 2 olen. Räme. Selline tunne, nagu oleks laval prožektorite all hädal käinud publikuks Peika koos oma perekonnaga. Aegamisi hakkas vesi allapoole mulksuma, kuni veetase normaliseerus. Katsetasin pisut vett lasta, aga no ei läinud see alla ühti. Korraga käis WC-l ukse koputus ja lapse hääl ütles, et tal on kange pissi ja ta fuck. Slaidisin ukse lahti ja manasin ette oma kõige casualima näo. Tänu taevale, et see laps kõne hilistumisega oli. Ei enne, aga pärast pole elus sellise asja üle siiralt õnnelik olnud. Krimpsutas nina küll, aga õnneks ta öelda ei osanud, et haiseb. Ja ju siis põis vajas kergendamist. Lahkusin sündmuspaigalt. Tema jäi pärast sinna veel käsi pesema nagu hästi kasvatatud põnile kohale. Ja kuidagimoodi sattus nii, et lasi vett pärast kätepesu. Igatahes pistis ta kisama, sest vesi obviously tõusis jälle ja suur hulk elutoas viibinud rahvast jooksis kohale. Nii saigi ta kogu au mistuse eest endale. Ma ei tea, kelle meeles see loogiline oli, et napilt hamstri mõõtu laps siukse palgi sinna potti lasi, et torumees oli vaja kutsuda kausalt, couldn't care less, halleluuja. See tüdruk on nüüd täiskasvanu ja perekondlikel sündmustel puutum ikka aeg-ajalt kokku. Aga mulle tundub, et ta oli tol ajal piisavalt väike, et ta seda seika ei mäleta. Nüüd, kui mul see meelde tuli, ei saa garanteerida, et järgmisel korral, kui kõik kohtume ja ehk pokaal veini hinge all seda jutuks ei võta. No hate, please, ei tahtnud häbi surra kaunil jõuluaal. Appikene. See kirja oli nii pikk ja mul oli juba see poole pealt, võtta mut saate haali mingi märkse kuulata ja ma unustasin ära. Aga nojah, see olukord on selline, et minu arust ikka on vaata, ma olen nii palju kuulnud, et ka lastel on see, et näiteks lähed reisile, siis pigem on nagu see, et ei taha nagu vetsu minna või no meeldi nagu võõras kohas käia kakal. Ma ei tea, mul on jumala savi nagu olgu see kodu, töökoht, sõbra juures, ei huvita. Kui on vaja minna, siis mina lähen. Aga selles suhtes, et kui ma läheksin oma Peika juurde ja suudaksin ta vetsu täis sittuda niimoodi, et salla ei lähe, ma ei tea, kas ma sealt välja. Nagu obviously mul lõpuks tuleks, aga nagu ma ei sooviks seda üle elada. Vaata, kui see on nagu nii värske crush ka ja nagu sulle täiega meeldib, siis on nagu sa mõtled üle, kui see on juba pikemajaline suhe, siis sa oled, tule appi vaatad, mul juhtus. Aga nii värske, no ma räägin, et värsked suhed, sa oled nii haavatav alguses. Samas nagu ega see mingi mitte alla minev sitt ei ole ka väga tihti üldse asi, mida sa soovid nagu, et see sinuga juhtuks, sest et mina olin ma olin juba abielus ja ma mäletan, Mari oli ikkagi päris väike, mingi 1,5 aastat või midagi, ehk siis me olime ikka päris kaua koos olnud. Kui meil sattus olema Kardoga see, et meil oli mõlemal räige kõhugripp, see ei ole, ma ei tee nalja, see oli ikka horrible, on ju. Ja saad sa aru, me olime palavikus, sitta lippas 2 lehte, on ju. Ja ma olin käinud vetsus tekiga, niimoodi, et mul oli nagu tekk ümber, mul oli nii külm ja vastik olla ja ju siis ma ei tea, selle teki kokku kraapimise tuhines ma unustasin vett lasta ja läksin diivani peale lamama ja ma tegin silmad lahti, ma ei magama, vist ärkasin selle peale, et Kardo oli mingi, mis siin toimus, Mari oli WC-sse läinud, solberdas selles potis, kõik oli pasane, siis ma mõtlesin küll, et ma tean seda meest jupp aega, aga nagu meeldiv ei olnud. Ja. Aga mis ma ära tegin? Lahutasin. Nali, see oli hiljem, aga see oli väga suur osa sellest. Ja ei, ma mäletan, mul on kus see on nii rõve, miks ma räägin sellest, aga okei, ma räägin. See ma arvan eilsest natuke täis. Või kas sa tead, et on selline
Ühesõnaga see mingi kiutaine, vaat see härm on ju. Tead, vaata, ma käisin tegemas. Ma olen kuulnud, aga ma ei ole proovinud seda. Härmil on ühesõnaga üks mingi pulber, mida sa segad smuuti sisse, siis teeb sulle mingi full kehapuhastuse. Esimene kord, kui ma ostsin seda, siis ma sõin smuutiga, siis ma läksin tööle ja minu pärast oli üks veits umbes nädal aega. Sellest härmist või? Selle härmi pulbri pärast reaalselt. Sest et see teeb full puhastuse kõhule, kõik nagu ma ei tea. Nagu explosive diarrhea või? No mitte diarrhea, aga põhimõtteliselt jah, puhastuskuursu kehale. Okei. Nii et need võib asju ja ma arvan, et seal majas keegi ikka veel ei teadnud, kes selle tegi. Ja nüüd nad teavad? Teavad, aga ma ei öelnud, kus kohas ma töötasin. Aga no me ei ole väga palju kuskil tööd. Ja teades kõigil juhtub, shit happens. Shit happens, aga ega jah, meeldiv see ilmselt ei ole ja tead, isegi kui peika ees veel kuidagi elaks üle, siis kui seda perekonda näed esimest korda, siis nagu see on küll awkward, vaata. Peika ema situte elamise täis tõmbad nooksu. Süüdistad last ka veel. Ja aga see on hea, ikka juhtub. Hea, et ta kõne peetusega oli. Ma sain, lähme edasi, siis tähendab, sorry, head kõne peetusega lappikene. Ma sain siis sellise kirja, et what would Mallu ja Kristina do, ehk siis mida meie teeksime selles olukorrast. Terekest. Esmalt nii äge, et sellise asja ette võtsite, sellised podcastid on mu lemmikud, aga olgu, siit tuleb minu salajutt. Olen peaaegu 10 aastat väga toredas ja armastavas suhtes olnud, millest 5 aastat abielus. Meiega kõik toimib, vaibime hästi ja olen õnnelik, loodan, et tema ka. Küll aga häirib mind enda juures see, et nimelt enne mehega tutvumist oli mul mingit ting ühe kutiga. Kui ma selle kutiga tutvusin, siis ta oli, et ta on hoopis suhtes. Jah, esimene red flag. Aga ma olin noor ja rumal, seega veits äkki andestatav. Me küll nillisime teineteist chattisime kuumadel teemadel, mõnikord musitasime, aga enamaks ei läinud. Õnneks mingi hetk läks ta oma tüdrukust lahku, aga seda tema poolt sammu, et davai võiks koos olla või muu seesugust ei tulnud. Seega ma tõdisin ära, sest mina esimest sammu ei tee ja kaua ma ootan, eks ole. Tema leidis endale uue tšiki ja mina unustasin ta ära. Küll, aga mõnikord tuleb ta mulle siiski meelde ja circa aasta aega tagasi purjus peaga ma kirjutasin talle midagi lolli, a la joo või muu seesugust. Hommikul piinliku peaga kustutasin selle ära, läks veidi aega mööda, ilmselt oli ta ise ka pidune ning tegi seda sama, kirjutas mulle. Jäime siis veidi isegi chattima ning sain aru, et see jutt kisub täpselt sinna 10+ aasta tagusesse aega tagasi. Õnneks panin kohe vestlusele piduri ning edasi selle jutuga ei läinud, kuigi tunnistan, et veits võttis ärevaks küll. No naisena on ju veits meelitav mõelda, et ju ma siis olen talle ka meelde jäänud. Samas endiselt tuleb ta mulle siiani mõnikord meelde, rohkem ta kirjutanud ei ole. Aga siiski jällegi mõistan, et what the fuck, miks ma tast mõtlen? Mul on ju kõik hästi ja ma ei taha kedagi teist, et miks sellised meenutused. Mingite teiste eelmiste kuttide peale pole ma kordagi mõelnud, et kas see on see, et the one that got away värk küsim. Kas see on see, et the one that got away. Igatahes, kas teil on olnud nii, et mõni mees minevikust on kuidagi nii hinge jäänud, et tuleb meelde ja kuidas sellest ollusest lahti saada, sest ma ise tean, et sellest ei tuleks mitte midagi head ja oma teisele poolele ei taha ju ammugi haiget teha. Mina arvan, et need mõtted vaata, et oh my god, the one that got away või üldse keegi, kellele sa võib-olla natuke rohkem mõtled. Esiteks ei ole nagu mingi surmapatt, kui sa päriselt nagu mingit ühendust ei võta, siis jumala eest nagu mõtteid on inimestel peas tuhandeid iga päev. Aga ma arvan, et need, kellest sa natuke rohkem kipud mõtlema, minu andmetel, mida ma olen teinud suuri uurimustöid, need on need tüübid, kellega sul tegelikult pole kunagi mingi otsest tingi olnud. Sest et siis sa saad ju fantaseerida terve inimese välja. Sul on mingi väike killuke informatsiooni mingist kutist ja kuna sa pole temaga kunagi actually päriselt koos olnud, siis sa saad mõelda, et oh my god, meil oleks olnud see teine kolmas, aga kui sa oled kellegagi actually kas või juba paar kuud koos olnud, sa tegelikult tead inimest rohkem ja sul on lihtsam sellest lahti lasta, kui see ei work out, sest et sa juba tead, milline ta on. Nii et mina arvan, et jumala eest, mõtle kui soovid, peaasi, et kirjutada võib-olla ei maksa, sest et need asjad lähevad nii kiiresti lappe. Ja, et see Delulu värk on päris, et sa mõtledki endale selle inimese paremaks. Ma mäletan, minul ei ole nagu kuidagi seda, et ma jääks kedagi niimoodi taga igatsema, et minul oli see, et kui ma Siimuga kokku läksin, siis ma olin nagu ainult fokusseeritud tema peale, mind huvitas ainult tema. Aga mäletan nii hästi, et kui ma olin vist mingi 5 kuud rase, siis see kutt, kellega ma enne Siim olin suhtes, tema kirjutas mulle mingi teksti, et ikkagi hinnad nüüd piisavalt ja et ikkagi nagu, ma ei tea, et igatseb mind, ühesõnaga mingi pika teksti kirjutas mulle, kuigi minust oli suhtes juba siis, aga ma ei tea, mis iganes jäi nagu kirjutas, et igatseb mind. Ja siis mul oli ka nagu, miks sa mul nüüd kirjutad, kui ma olen mingi 5 kuud rase, et mis ma teen selle infoga, et kui me suhtes olime,
et siis sa käitud minuga nagu ma oleks mingi tükk, ma ei tea mida, onju. Ja nüüd, kui ma olen rase ja õnneliku suhtes, nüüd sa oled mingi, ei kurat, sa oled ikka nii vinge naine ja ma igatsen sind. Et mis mina selles olukorras teeksin, on see, et ma pigem ei kirjutaks. Nagu lihtsalt hoia eemale vaata, kui sa kirjutad, siis sul tekivad need natuke võib-olla liblikad ja siis sa tahad rohkem ja siis lõpuks see võib-olla läheb kuskile, kus sa enam tagasi seda enam, kui sa oled ise praegu nagu heas suhtes, kus teil on vastastikku armastus ja austus, siis ei maksa teha siukseid asju, sest ma ütlen, see on libe tee, nagu sa võid küll mõelda, et see oli nii ammu ja old thing, vaata, aga tegelikult, kui sa hakkad niimoodi suhtlema, sest et nagu kellele tegelikult ei meeldiks vaata tähelepanu ja siuksed tüübid nagu, tavaliselt see tüüp on siuksed sliisid, vaata veits, eriti kui mingid teemad pole olnud. Hoia eemale, kui sul on hea mees, jää oma hea mehe juurde, pole vaja neid kuradi kehkempükse. Ei täpselt ja rohkem vist ei olegi äkki midagi öelda, et sorry, ma ei tea. Mul on täna natuke raske. Aplaus. Aasta saatejuhi tiitel läheb siia. Tegelikult ma tahtsin öelda midagi, aga ma sain aru, et ma unustasin ära. siis ma nagu, aga ma olen juba midagi välja öelnud, sa ei osanud midagi. Aga okei, ma küsin siis su käest, et kas sa oled suhtes olles mingite vanade ekskuttidega juttu rääkinud nagu niisama või nii-öelda jäänud sõbraks või siuke asi? Ei, ei, nagu ikka, kui ma olin siin suhtes ja abielus, et ma kirjutasin, kõigile meestele. Ei oota, kuidas ma nüüd räägin, et ma ei nagu selles mõttes, et see oli niimoodi, et siis kui see eksmees mulle kirjutas temaga, ma nagu korra rääkisin, ütlesin, sorry, ma ei lähe ju aborti tegema, et tagasi tulla sinu juurde või nagu what are you thinking, et temaga nagu rääkinud, aga mul oli ka täpselt üks kutt, kes mulle nagu kunagi meeldis, aga meil ei on nagu kunagi mingit suhet, meil lihtsalt saime hästi läbi ja mingi käisime, chillisime ja suhtlesime igapäevaselt. Ja siis oligi, kui ma suhtesse läksin, siis nagu veits vajus ära, aga mingi aeg me nagu suhtlesime edasi, aga sealt ei tulnud jälle midagi. Ma mingit, nagu miks ma entertainin seda, et ma ikkagi nüüd olen suhtes, ma kuidagi kasvasin sellest lahku, ja temaga ma käisin rohkem nagu pidudel ja ta nagu veits meeldis mulle, aga samas me ei olnud kunagi suhtes, et siis mingi, et ma niimoodi enam pidudele käinud, meil ei olnud enam ühiseid teemasi ja mõtlesin, miks ma suga niisama teksin, kui mul tegelikult on ju hea suhe. Mina ühe oma eksiga suhtlen väga palju, sest on mu laste isa. Tänagi rääkisin temaga. Vot, et selles mõttes, kui lapsed on, et siis on nagu okei. Küsisin, kus mu lapsed on. Aasta ema. Üks on ainult lasteaias, 2 on kodus. Mul on vaja teada, kuhu järgi minna peale podcasti. Nii et me soovitasin siis see, et ära suhtle ja... Ära suhtle, jah. Sa võid küll nagu in the back of your mind mõelda, et the one that got away, aga tead, ma muidu nagu ei usu kogu seda teemat, aga seda ma usun küll, et nagu maailm käib nii, et kõik, mida sa nagu vajad päriselt, mis on sulle nii-öelda mõeldud, see ongi sulle mõeldud. Ja kui see suhe ei võtt vedu, polegi sulle vaja. Ja. Mida sa mõtled sellest? Water under the bridge, nagu öeldakse. Järgmine kiri. Vaat nüüd sa panid mind kohe spotlighti, ma ei oska lugeda nii kiiresti. Okei, nii. Kiri on tulnud 10 minutit tagasi, nii et värske, otse ahjust. Hei, saadan teile ühe kirja aastate tagant, mis mul siiani vahel meelde tuleb ja muigama ajab. Olin siis umbes 17 ja mu peika 19. Olime mõned aastad koos olnud, aga tegelikult oli selge, et ega see asi püsima ei jää. Olime mõlemad teineteisega suhtes toksilised, aga samas ikka jätkasime oma suhet vana ja. Ilmselt oli see mingi teismeliste värk, kus oli hea olla, kui oli keegi, kus said kuskilt kindlustunnet, aga samas oli tore ka ringi vaadata. Meil oli ühine sõprusringkond, kellega ma ei oska rääkida, kellest osadega olime koos kasvanud juba lapsepõlvest. Mingi hetk tuli mu parima sõbranna venna kaudu meie kampa tema parim sõber, kes hakkas deitima minu lapsepõlve sõbrannaga. Issand, kui keeruline. Santa Barbara. Paari aasta möödudes hakkas see härra pöörama tähelepanu ka minule ja aega mööda hakkasime salaja kohtuma. Olime armukesed. Ulala. Kes see? Terve aeg rääkis ta mulle, et ta tegelikult oma tüdrukut ei armastagi, et nad rohkem lihtsalt harjumusest koos. Minul olid oma peikaga suhted endiselt sama segased. Ega ma vist kumbagi suhet väga tõsiselt võtnud. Olin noor ja fannisin mitmel rindel. Ühel päeval Armuke helistas, et meil on vaja kokku saada. Kuna ma olin siis juba kuulnud, et Armukese girlfriend on rase, siis aimasin, mis sealt tuleb. Olin juba emotsionaalselt ennast selleks valmistanud, et ta ütleb mulle, sorry, muidu meie suhe peab lõppema ja nii edasi. Ütlesin siis Armukesele, et jaa, davai, saame kokku ja mis sealt tuli, seda ma küll ei osanud oodata.
Rääkis ta mulle siis loo, kuidas Bruta kogemata rasedaks jäi, see ei olnud planeeritud ega midagi, aga plaanivad ikkagi lapse alles jätta. Noogutasin ja soovisin õnne, olles valmis sõbralikult edasi minema. Siis aga ta ütles, ära muretse, kallis, me saame selle toimima. Mõtleme midagi välja ja sinust saab kindlasti väga hea kasuema. Tuletan siinkohal meelde, et ma olin 19-aastane, keskanapilt lõpetatud ja mingit kärgpereplaane kohe kindlasti ei pidanud. Tänasin teda viisakalt pakkumise eest ja naeru tagasi hoides ütlesin, et pean kahjuks keelduma. Jah, 19-aastaselt väga ei viitsi mingit pere mängida, kui oled sinu laps ka. Ja su armukese naise laps veel. Jah. Aga tead, mina ütlen kohe välja, et vana mutt nagu mina juba olen, nagu 19 aastat olin ma 1912 aastal. Räägib on 1912 Jumala uus. 1912 aastal olid sa 19. Jumal, anna mulle jõudu. Kuule, vala kohvi mulle, ma ei saa niimoodi elada. Ma tahtsin tegelikult rääkida seda, et... Nii 1912 olid sa. Jäta rahule mind mung. Sa oled täiesti vana tõhk ju. Jah, muume mallu. 1912 enne Kristust oli mallu 19. Nii, teeme nüüd. Ma tahan korralikku saadet teha. Kas sa võtaksid endale mehe, kellel on laps? Praegu, jaa. Sest mina ei kavatse rohkem lapsi saada ja kui ma tean, et seal mehel on laps olemas, siis ma ei pea talle mingit lapsi tegema. Aga kui ta ei taha lapsi? Kui ta ei taha lapsi, siis on super. No aga ma lihtsalt tunnen, et ütleb, et ta ei taha ja siis pärast on ikka, ma tahan ikka vaata. Sa ei taha kunagi rohkem lapsi või? Üks on more than enough. Sa oled hull peast või? Sina oled hull oma 3 lapsega. Mulle tundub, et isegi 3 on naeruväärselt vähe. Nagu mul võiks... Sa oled mingi Mailis Reps. Kus see kohvimasin on, ma panen kotti ära ja minek. Aga jaa, ei, tal on mingi 6 on ja. Ja keep them coming. No jaa, aga vaata, inimene on ühe jala kauas ja saab edasi teha neid lapsi. Mul on veel sitaks aega. Nina ei taha. No mina lihtsalt mõtlen, et ma olen nüüd olnud seda kogemust läbi elanud, kus ma hakkasin ju deitima mehega, kellel oli laps. Mis alguses tundus mulle nagu positiivne, nagu selles suhtes, et ta on ka lapsevanem, ta saab aru nendest asjadest, on ju. Aga tegelikkus on see, et kui ikka inimesed on nagu iga inimene kasvatab last nagu veidi erinevalt, vaata. Ja kui sa nüüd lambist hakkad nagu koos olema, siis tegelikult siuke nagu kasvatuse klappima panemine on nagu väga keeruline. Et mina olen vaata siuke nagu chill YOLO type, vaata, et ma ei käi kuradi nuudiga järgi oma lastel ja minu teooria on see, kui keegi verd ei jookse ja lahtise leegiga ei põle, siis see on fine, vaata. Et nagu, aga on ju selles suhtes obviously nad keeravad vahepeal mingit jama kokku ja mingi läbustavad mingid asju, on ju. Aga nad ongi lapsed, see ongi ju nende töö, on ju, aga ma ei suudaks olla rohkem koos nagu inimesega, kes on nagu hästi vaata siuke reeglite ja mingi asjade põhine. Sa rääkisid mulle seda lugu, vaata, kuidas see eksmees, kellel on laps, ta laps jooksis ja kukkus, vaata ta oli mitu korda jooksnud ja siis ta keelas, et ära jookse palun siit, aga see laps jooksis edasi ja kukkus täie pauguga, et väga kõvasti ja siis ta sai sõimata veel umbes, et mida sa siin, no ma ütlesin sulle, et ära jookse, et see ongi nagu see, sina kõrvalt, sa ei saa mitte midagi vahele öelda, et sina ju niimoodi ei kasvataks oma last ja sina ei karjuks oma lapse peal, kui ta kukuks. Ja ei no selles suhtes loomulikult ma tõin selle jutuks vaata hiljem, on ju, aga vaata sellel hetkel või sellel sekundil vaata tekibki see tunne, et kas on üldse nagu minu koht siin midagi vahele öelda, et okei, see on tema laps ja niimoodi, aga ma pean ütlema, et mis mõte mul esimesena pähe tuli, oli see, et selle vennaga ma ei tahaks mitte kunagi last saada, sest et kui ta oma lapsega juba nii käitub, okei, ma ei kiitnud sedagi heaks, aga ma elu sees ei kannataks, et keegi minu lapse peale karjub, kui ta haiget saab, no see on nii haige lihtsalt, et ma ei tea, mulle ei meeldi ja mina helistan nüüd, sest minu uus maitse on lasteta mehed. Sest et ma saan neile lapsi teha. Ja siis lased neil need munad maha lõikama. siis kui sa oled mingi 3 on selle vennaga täis, siis et ta ei sinu aeg kotte lõikama minna. Tšop.
Kardo annab oma visiitkaardi ka veel kaasa, ta on mingi silmasõna hinnaga, teed koostöövärgid, teed blogiposti, kuid saab tasuta. Saad sa aru, see jääb mind nii ma annan sulle peksa pärast seda podcasti. Okei, oled nii rahuline. Ma annan sulle peksa, sest et ma tahan veel kord rõhutada. Kardo tegi ise Kardo lõikas ise oma kotid. Nagu mitte. Mina andsin talle ainult käärid. Mina ei tee mitte midagi rohkem. Girlfriend. Aga nagu päriselt, see ei olnud minu otsus, sest et nagu sa tead, nagu ma just ütlesin, mina kütaks neid lapsi edasi. Aga see vend ütles, kuradi 3 hakkab nagu paljuks minema. Või seda ta ütles ka pärast esimest ja teist. Kas see mind huvitas? Ei. Ja nüüd ta sai aru, et mul ei ole võimalik muidu piiri peale panna. Reaalselt, kondoom ka. Koti maha. Kotid, aga selles suhtes, et tegelikult üks asi, mida ma võib-olla kardan selles suhtes, kui ma läheks suhtesse inimesega, kellel on laps, et äkki mulle ei meeldi see laps. Ma olengi mingi, mida sa tood oma tattisi? Mina ära vaata. Sest et lapsed võivad, vaata enda laps, I love my kid, on ju. See, kui ta mul närvidel käib, aga nagu ma armastan teda ja ma tahan nagu temaga koos olla, aga mingi võõrs laps, siis ta mingi vingub või närvi vaata. Ma arvan, et väikeste lastega on võib-olla kergem, tähendab, selles suhtes, et väiksed lapsed ei ole, nad võivad vinguda ja mis iganes on ju, aga mõtle, kui hull on, kui tal oleks mingi tiinekas, kes ei, tiinekaga on just äge vaata, siis ma olen see cool. Ja, aga ta võib-olla arvab, et sa oled täiesti lambiants ja ta on mingi... Okay. Last ei või lüüa, aga tiineka kohta pole seaduseid. Slapid. Ei, tegelikult ma arvangi, tegelikult ma võin siin öelda, et mis ma teeks ja mis ma ei tee. See sõltub täiesti inimesest, kas tal on laps, kas ma, see ongi, selleks ongi deitimine, aga ma ise eeldaks võib-olla lapsega, et mul oleks ta pinget kellegi last teha, vaata. No aga mõtle, kui sulle meeldib ta nii väga, et sa tahaks last teha. Ma lähen just saan oma selle... ilusa keha, musin ära selle. Ei sa ei pea kohe järgmine päev minema. No jah, seda küll, aga ma ei tea, nagu vaatab. Sina ise oled ka nüüd ju oma perfect kehas ja sa ei mõtle, et lähed jälle rasedaks ja võtad juurde. Jaa, meelega jääks. Jääksid, jah? Muidugi. Kohe maid, teeme pausi. Aga leiame Maljule mingi spermtoon. Mul ei ole vaja spermtoonerit. Aga sul on peika ju. Ma tean ühte. Sul on peika, mul on kogu aeg ära, sest sa lähed 30 korda. Päevas lahku. Ma ei tea kunagi, kas on või off, aga ei, väga tubli oled. Väga tubli oled. Ühesõnaga, long story short on siis see, et ärge 19-aastaselt kasuemaks hakake. Emaks veel niuke ka võib-olla natuke noor, aga kasuemaks kindel ei. Kuule, minu meelest, ma ei taha kedagi charge'ida vanuse põhjal, mil ta emaks sai, on ju. Mina ise tegelikult, ma arvan, olin 22 on ja see on ikkagi noor. Ja mulle tol hetkel tundus, et oh my god, I'm ready, nagu ma olen täpselt oma elus selles kohas, kus ma peaks lapse saama. Ja praegu ma mõtlen, et kui minu lapsed, minu tütred tuleks minu juurde 22-aastaselt ja ütleksid ema, ma olen jõudnud järeldusele, et see on praegu nüüd õige vanus, kus hakata lapsi saama, ma esiteks naeraks näkku neile, lõpeta ära, nagu sa oled vastsündinu, proovi olla, vaata. Et 25 on hea vanus. No, ma ütlen nagu, ma ei oska vaata kahetseda selles suhtes, et I love my kids on ja mul on hea meel, et nüüd nad on kõik nagu suured ja iseseisvad nii palju, kui nad on ja Marta käib juba ise vargil ja värki. Jumala eest on ja ta saab ise hakkama. Aga samas nagu ma natukene kadestan neid inimesi, kes näiteks 30-ndates saavad esimese lapse. Et nad on nagu terve 20-ndate pand nagu elanud ise endale ja kuidagi võib-olla äkki rohkem maailma näinud ja äkki, et ma ei tea. Mul on ka see, et mina ju enne, ma töötasin ju paaris aastaid ja elasin välismaal ja et mulle nagu meeldib ka, et enne, kui ma 25 sain, siis ma olingi nagu nii kuidagi ära pidutsenud ja mul oligi vaja nagu ära ruunatud, aga siis samas ma panen pidu edasi. Ma just mõtlesin ka, et kurat, et ma need lapsed sain, aga kas ma nüüd saaks öelda, et ma 20-ndates pidu ei pannud issand. Ei ma arvan, et see pidu pidama tean, aga kuidagi ma tundsin, et ikkagi oli see rahulikum hetk ja mul ei olnud nagu, ma panen pidu ikkagi, aga ei ole nagu see, et kui ma olin võib-olla 21, 22 ja ma ei jõudnud iga nädalavahetus või iga kolmapäevast laupäevani stuudiosse või Hollywoodi, et ma tundsin, et nüüd ma jäin nagu millestki suurest ilma, et see FOMO ja kõik asjad. Et kui ma 25 olin pluss ja ma vaatasin story'dest keegi on klubis, siis ma olin good for them, ma lähen magama, vaata. Et 25 minu aasta oli hea vanus ja ma alati ütlesin, ma tahan 25-aastaselt saada. Ja saidki või? Sain täpselt. Teine 25. sünnipäeval ma olin rase juba, aga ma ei teadnud siis veel. Sain mingi 2 nädalat hiljem teada. Tiesad, kui haiged ma su sünnitusel olin? See on küll haige ja sellest räägime kunagi lähemalt. Ülilamp, aga nägid mulle kinni. Ei näinud? Ei vaadanud kordagi. Mis on vahin sest juugroos? Väike piik ikka.
Sneak peek. Aga ma päriselt, ma vannan sulle käsi südamel. Sa ei vaadanud kordagi? Ma ei ole suva kinni vaadanud. Tahad, ma näitan? No, okei. Kas sinu kord on nüüd järgmine kiri võtta? Ei, mina just lugesin Kasuema lugu. Kasuema lugu, jah. Nii, okei, ma võtan siis... Ära nime ütle. Jah, selle. See on hästi lühike muidugi. Millise? Saladus on selle pealekiri. Kui ma olin 16-17, siis ma olin suhtes 32-aastase mehega. Meil oli väga lõbus ja need kohtumised tulid sujuvalt. Keegi sellest suhte pikka aega midagi ei teadnud ja ütleks, et see oli ärakasutamine. Lahku läksime muudel põhjustel. Rohkem. Ma arvan, et kas ta vajutas kogemata send ära, et ühesõnaga see oli nii lühike kiri, aga juba ma ütlen kohe 14 ei ole okei. Ta ei olnud 14. No ma tean, aga see on nagu, see on... 16, 17. Meil on sõbrannadega ütlus, et 14 pole okei, kui sa näed, et keegi on nagu väga palju endast noorema inimesega koos. Mina ütlen ka, et see legal on, see ei tähenda, et see okei. On ärakasutamine. See, et ta ei tundnud seda tol hetkel ja võib-olla isegi mitte praegu, on ju, siis mind lihtsalt nagu hämmastab see, et ma, okei, ta ütleb, see mees oli 32, ma olen 33 praegu. Ja mõtleseks 16. Ja ma ei kujuta ette, 16 aastane, see on... Millest te räägite? See on väike laps, isegi... Ma ei rääkinud seda palju. Rääkinud, tõesti rääkida ei ole. No, sa võid rääkida, aga nagu see tundub mulle nii kuidagi vale. Kas koolitükid tehtud või? Kuidas inkatund ka läks? Gross. Nagu, et sa ei nagu sa ütlesid, et see ei olnud, et seal ärakasutamine, aga sorry, see oli ärakasutamine 100% ja see ongi see, et sa oled noor ja sa ei saa sellest aru. Ja ma mäletan, kui ma ise olin ka mingi 15 midagi, kolisin Arukülla, siis ma chillisin ka mingi 22-aastastega või midagi. Ja ma mõtlesin selle hetke, et ma olen nii äge, vaata, ma saan endast vanemad, chill, üli cool, tegelikult kind of parmud panime jooki, vaata. Et selles suhtes, et oligi nagu see, et minu jaoks oli see üli äge, ma ütlesin, et nagu nii cool, aga tegelikult kui ma mõtlen, et nagu ma 22-aastaselt ei chilliks 15 aastat, nagu see ole on weird, see on weird. Ja minu meelest, öeldakse küll, et armastus ei küsi vanust ja loomulikult võib olla paare, kus vanuse vahe on suurem, on ju. Ja, aga mitte lapsega. See oleneb täpselt, millal sa seda suhet alustad. Selles suhtes, et mingi... Ütlen, et 30 ja 43 on väga okei. 25, 35 väga okei, on ju. Jah, aga 16 ja 32. See võiks põhimõtteliselt, see reaalselt, ta oli mingi 16-17, on ju. Mu ema, minu ema oli ju 17, kui ta mind sünnitas. Minu silmis on see kohe see, et kui mina olin 16, mu ema oli ju 32-33, on ju. Et... see ema vanemate vanune põhimõtteliselt. Jah, et minu aeg on see ikkagi, et nagu sa oleks nagu oma vanem, aga põhimõtteliselt sa oleks võtta ema või isa olla, vaata. Ma ei tea, jah, vaata, mul ei ole kunagi õnneks, ma ei tea, mul ei ole olnud kunagi siukest suhet, kus mul oleks nagu väga suur vanusevahe, mul on üldse suhteid nii vähe olnud, et nad on kõik enam-vähem minu vanused olnud. Mu praegune Peika on kõige vanem, kellega ma olen koos olnud ja ta on 36, nii et meil on 3 aastat vanus. Ma ütlen kõige vanem, kellega sa praegu koos olnud oled, sest et ise ka kõige vanem, kui sa praegu oled ju. Ei, aga nagu vanuse vahe mõttes. Aga 3 aastat nagu vanem. Aga tõesti hea point, et ma olen ise ka vanem. Aga selles suhtes on see küll, et kui meil on siin nooremad vaatajad, et kui sa oled ikkagi 16-17 on ju, ja tuleb sulle mingi 30 pluss, isegi 20, nagu sa 16 ja 25 tuleb, siis tegelikult nagu mõtle tegelikult, et miks see inimene oma vanust kaasast ei saa. Tead, see tavaliselt tähendab seda, et tema vanused naised saavad aru, et vend on mingi mõttetu, veidrik, luuser, rott. Jah, et sina oled noor laps ja et see, et tal on mingi auto on sinu jaoks äge. See on lihtne mõjutada, sind on lihtne mõjutada lihtsalt. Et nagu, ma tean, et lihtne on öelda, et ära siis mine selle vana mehega kaasa, aga nagu palun ära mine selle vana mehega kaasa. Suht lihtne on öelda, et ära mine selle vana mehega kaasa, sest et see on nagu gross ja mingi hetk sa saad vanemaks ja saad mingi wide. Aga ma mäletan TikTokis inimesed rääkisid ka, et see on selline experience, mida ikkagi sa pead ise läbi kogema enne, kui sa nagu... Ei no, muidugi kõikide nende asjadega need sitad suhted ja see kategoriseerub sinna alla. Aga loodame, et ei pea, ärge siis minge ikkagi selle vana mehega kaasa ja ma... Kui vähegi võimalik, hoidke jalad koos, vanad mehed uksest välja... Ja noored mehed, kutsuge külla. Täpselt. Nüüd on põnev teema. Olen üsna vaesest perekonnast ning väiksest Alevist pärit. Ülikooli ajal oli alguses ikka väga raske hakkama saada. Tegin sealt kõrvalt kõik võimalikku lihttööd. Nõudepesu, koristamine, teenindus ja kõik muu taoline, kuhu vähegi õnnestus ennast sisse sebida. See kattis küll põhivajadused, kuid üle jäänud midagi. Väljas käimisest, reisimisest võisin ma ainult unistada.
raha ees seksimisele polnud ma kunagi mõelnud, kuni sattusin YouTube'is mingi suvalise storytime video peale ja mõte hakkas liikuma. Seksida mulle meeldib, keha ja välimuse üle kurta ei saaks, miks mitte. Ma olen niigi üsna vabameelne inimene ja tol hetkel ei pidanud ma kellegile oma tegemiste kohta aru andma. Tegin suvalisse portaali konto ja mõtlesin kas või ühe korra ära proovida. Midagi peale eneseväärikuse ju kaotada pole, samas raha kulus hädasti ära. Esimene kord oli imelik, lihtsalt awkward ja kahtlane, ma ei osanud midagi teha, ootasin silmad kinni, et see lõpeks. Aga Sart ja Adrekas olid oma töö teinud, kerge raha saamine ka just paha ei teinud. Igal juhul tegelesin ma sellega terve ülikooli aja. Suvel läksin mõnda väiksemasse linna, rentisin maja või korteri ning nautisin elu. Tunduvalt paremat kui teised kursakaaslased. Sain endale lubada ilusaid riideid, reisimist ja väljasöömist, raha jäi isegi üle. Üsna kiiresti hakkasime kliente hoolikalt valima. Esimese kõne puhul saab juba enam-vähem aru, millise vennaga tegemist on ning enamasti olid minu tüübid heal järel olevad mehed. Mõned kuulsused ning sekka ka paar sõbralikku pereisa. Probleeme tekkis võib-olla paaril korral, aga ei midagi hirmutavat. Nüüdseks pole ma seda elu juba ammu harrastanud ja elan rahuliku pereelu, aga ei kahetse ka väga. Praegu pole sellele enam mingit vahet, mida ma 10 aastat tagasi raha nimel tegin. Okei. No selles suhtes mina ei charge'i kedagi, kui tema ise ennast halvasti ei tunne sükse asja pärast, siis ma ei näe ka nagu sellel probleemi, vaata. Et kas sa mäletad kui sa raha eest ennast müüsid? Ei, kui see kiri, ma jagasin sulle seda kirja, mis minu kohta kirjutati, et ma müüsin ennast raha eest. Ja ma mõtlesin, Oota, see jääb praegu segaseks praegu ühesõnaga. Sorry. Et muidu see on lihtsalt weird, nagu sa oleks müünud ennast raha eest, aga ühesõnaga Kristina üks sõbranna oli mingi, oh my god, et mulle saadeti kiri sinu kohta ja väideti, et Kristina müüs ennast raha eest ja ta oli mingi ära muretse, ma ei räägi sellest kellegile nagu umbes nagu, et ma usun, et see on true, on ju. Et ma ei usu, et see päris on ja mingi ma olen täiega sinu pooleli, et mine Robert Sarve juurde, et ta aitab sind, et võta advokaad, et see inimene ähvardas ka, et kui see sõbranna siis umbes sellest ei räägi avalikult, siis ta avaldab selle. Siis ta saadab igale pool õhtulehele niimoodi, sest ütleski, et ta räägi Robert Sarvegast, et see on ju ähvardamine. Ja siis ma mäletan, kui ma nägin seda kirja, siis ma lihtsalt nagu nõme, aga mõtle, kui ma nagu, ja siis meil pärast selle sõbrannaga tuli, et ta lubas seda avalikult kõige välja rääkida niimoodi. Ja siis ma mõtlen, et see on obviously tõde, aga mõtle, kui see oleks tõde olnud, et mõtle, kui kurb tegelikult tema ju ütles, et ta tahtis niisama lisaraha, aga ma tean paljud, kes seda teevadki, et selle nagu elus püsida. Ja mingi toita oma lapsi näiteks. Ja et keegi lähe nagu lõbu pärast, et tahaks minna. Sest et nagu iga naine saab igalt poolt kätte, nagu niisama, kui sa selle peal väljas oled. See naistel on see, et sa saad vähemalt valida. Jaa, täpselt, et selles suhtes, et see on nagu alati, mina kunagi ei ole mingit issand kui haige, et mingi müüs ennast raha eest, et mul ongi nagu kahju, et sa pidid seda tegema, aga kui sul sellest nagu mingit traumat ei ole, tundus, et tal on nagu fine. Siis selles suhtes küll, et kui tal on fine, siis jõudu juu, on ju. Nendel ongi lihtsalt see, et nende jaoks on see nagu nii rõve ja nad hakkavad kasutama mingid aineid, et seda nagu unustada, et siis on nagu hästi kurb, aga kui sa oled nagu mingi, tahtsin reisile minna ja siis tegin muud tööd. Tead, Netflixis on mingi seriaal, ma ei mäleta selle nime hetkel, aga mingi dokumentaal oli, kus rääkis sellest, kuidas seksikaubandus nagu alguse saab ja näitas neid noori tüdrukud, kes sinna lähevad. Ja põhimõtteliselt nad on kõik alguses seal mingi, oh my god, üli nice, vaata, sest et nad on nii-öelda uued näod. See vist räägib nagu mingi laivis kokkusaamisest ja süksest teenusest, on, aga need olid nagu pornofilmides, on ju. Ja et alguses, kui nad lähevad sinna ärisse, siis nad on noored ja nad on uued näod ja nad saavad nagu mingi paremaid otsi, on ju, kus nad teenivad palju. Ja mingi poole aastaga reaalselt see oli nii haige vaatamine, nagu ma ei... Et pool aastaga saad juba vana ja... Sa saad mingi paar sotti ja nad tõid seal näiteks välja sükseid asju, et mingi üldine see sulle antakse, vaata umbes mis tüüpi nii-öelda videos on, et kas ta on mingi hardcore või mis iganes, on ju, aga sa ei tea kunagi, kui kaugele sinu see teine partner selle näiteks hardcore'iga läheb. Ja nad kirjutavad alguses lepingul alla ja sa ei tohi näiteks poole seti pealt ära minna. Ja ta ütleski, et näiteks üks naine hakkas seal nutma, ta hakkas ropsima ja nad ei lõpetanud ära ja see video on saanud miljoneid ja miljoneid klikke. Et nagu, et inimestele meeldibki vaadata sükest asja. Minu meelest üldse see
ma ei taha charge ida, aga minu jaoks on nagu mingi siuke sex industry või mis iganes asi, et jaa, ma olen ka väga vabameelne inimene, aga ma ei kujuta ette, et ma nagu raha eest kellegagi suudaksin koos olla, mul on tunne, et ma nagu ei handle'iks ära seda kuidagi või ja veel enam, et ma mõtleks isse, mõtle, kui mu lapsed kunagi teada saaksid. Ja või lapsed nagu näeksid ja see on nagu, ütleme, et ma ei charge'i, aga ise ei teeks. Ei, ma ütlen, ma arvan, ma ei suudaks, ma arvan, ma hakkaks nutma lihtsalt. Mul on ka näiteks seksimisega täiega see, et mul peab nagu tunded olema, ma ei suuda nagu lihtsalt, et mul ei ole kunagi olnud minu arust nagu ei on küll. Tasin näidata ühe suhet, aga nagu paar tükki on olnud, aga see oli ka niuke, et ma olin veits drunk ja nagu whatever, aga tegelikult ma pigem on ikkagi see, et mul peab tunded olema, kui ma nagu tahan nii tiindiks minna. Sest, et mul on ka sama asi, et obviously mul on ka olnud ühe öösuhted, aga need jäid kõik väga ammusesse aega, enne kui mul üldse lapsed olid. Ja praegu, kui ma tagantjärgi nendele mõtlen, siis tol hetkel ma olin küll, mingi rääkisin sõbrannadele, vaata see tüüp ja see tüüp on ja, aga tegelikult, kui ma praegu sellele mõtlen, siis ma olin lihtsalt nagu lonely ja noor ja loll ja ma ei teadnud täpselt, mida ma teen, et praeguses eluolukorras ma ei näe nagu põhjust, et ma peaksin minema välja seksima mingi võõra tüübiga, kellest mul tegelikult mingit huvi ei ole, vaata, ja kellel pole minust ka mingit huvi, et see on kuidagi, ma ei tea, vaata, mida ulakas kaunitar pakub, mille jaoks lähen mingi tondiga välja ja ühe korra seksin raudselt olla mingi väike šlonka, ma ei taha. Ei, aga kui ma noor ja loll olin, siis mul ei olnud neid kuradi, siis ei olnud seda ulakat kaunitari mu elus ka, ega neid vibraatorid, otsisidki armastust ja võib-olla, et ühe suhted ei olnud mul võib-olla alati ka selle plaaniga, et see jääb ühe suhted, aga siis kuidagi nagu jäid, et siis ikkagi sa otsid, sa ei tea, mida sa tahad, ja sa nagu otsid ringi. Aga ma arvan, et see on niuke tore lõpp siia, et episoodi, et hakkame kingitusi jagama ja huvitavad kirjad olid täna. Absoluutselt huvitavad kirjad olid ja aga anname siis auhindu ja mina arvan, et selle ulaka kaunitari kauni kingituse saab siis ja Placent Active'i anname koos, saab endale siis see, kellel on see Vatpud Mallu ja Kristina Tuu, see, kes kirjutas oma eksiga. Okei. No nagu, et kasuta seda vibraatorit oma mehega. Ära hakka mingile eksile kirjutama, ära mõtle oma eksidest. They are dead to you. Vaata, see eks toob sulle surinad, aga see toob rohkem surinaid. Nii et siis see läheb siis Vatpud Mallu ja Kristina Tuu. Nii, aga mina arvan, et see holy shit lugu, tema peaks kohvi saama. Saab veel rohkem. Shit. Tema saab siis minna ubala.ee lehele ja valida ise oma lemmikkohvi, mida nautida. Ja mina arvan, et see Kasuema tahab krõpsu või? Kasuemale võiks krõpsu anda, jah. See oli tegelikult väga huvitav teema. Kasuemale krõpsu ja Jalla merchi. Anname Jalla merchi. Ja anname siis talle, et krõpsu ja Jalla merchi. Super. Aitäh, et te kirjutasite. Kohtume järgmisel nädalal. Ootame teie kirju salajutud.salajutud@gmail.com ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau! Bye!